Tere ja ilusat pärastlõunat ka minu poolt. Natukene setin siin tehnikat üles ja siis räägin lähemalt, mis saama hakkab. Kõigepealt tere ja kõigepealt selline küsimus, kes on mind varem laval näinud? Või televisioonis? Väga hästi. Kes on käinud Tehnikaülikooli Big Bandi kontserdil? Suurepärane, see saalikool on... Te olete kohalikud. Ja siis, rääkides kohalikest, siis kõigepealt ma mõtlesin, kuna ma paluti teha pool tundi, ma arvutist vastav muusikaga ei täida pool tundi ära, siis ma võtsin igaks juhuks gitarriga kaasa. Selle gitarriga on selline lugu, et ma mängin seda umbes paar korda aastas. Seega on paremaid gitarriste Eestis, mõne võrra. Aga kuna me siin Tehnikaülikoolis oleme ja kohe põhimõtteliselt siin kohe nende päevil on praeguseks Tehnikaülikooli koosseisu kuuluva IT kolledži sünnipäev, siis ma mõtlesin, ma laulan teile ühe laulu, viisi te teate, aga need sõnad on kirjutatud 10 aastat tagasi IT kolledži 15. sünnipäevaks, tänavu saab IT kolledž 25. Ja miks ma just IT kolledžile need sõnad kirjutasin, sest ma ise olen IT kolledži vilistlane. Te võite kaasa ümiseda, isegi kui neid sõnu ei tea, siis lugu kindlasti teate. Meist ei
muusikas see teatri vanasõna ongi, et kui laval on kitarr, siis ta peab pauku tegema, eks ju. See sai kohe alguses ära tehtud, läheme teiste lugude juurde. Siin on nüüd valik laule, mis me oleme kunagi Big Bandiga salvestanud ja siis mõned laulud ka sellest telesaatest, kust mõned mind teavad. Alustame sellise klassikuga, mis tea, kuidas see siis nüüd on, et kui kivimid ja sellised on üks ju maavarad ja vesi on loodusvara, et kuhu alla kalad liigutuvad. Kui me kasutame neid söögiks. Aga järgmine laul räägibki siis kalapüüdist. Jätkame eestimaise muusikaga ja eestikeelse muusikaga. Ei siiski, ei jätka eestimaise muusikaga, küll aga eestikeelsega. Nimelt, kuigi minu perekonnanimi on Karmo, ei ole ma Heldur Karmo sugulane. Sellel on hoopis teistsugune lugu, kust meie perekond sai nimeks Karmo, seal on seotud mõned põlvkonnad tagasi kuskil Petserist toimunud väga tugevate peretülidega need asjad, aga igatahes minu vanaisa isa otsustas, et tema nüüd oma perega muudab perekonnanime Karmoks, et distantseerida sellest teisest harust, kes tema hinnangul ei käitunud viisakalt. Ja siis, aga kui juba perekonnanimi on Karmo, siis peab ju laulusõnu kirjutama, eks ju. Et ei saa nii, et ei kirjuta. Ja siis juhtuski selline lugu, et me hakkasime ühte klassikut Big Bandiga salvestama ja siis kõigepealt me hakkasime salvestama, ma võtan siis hoopis teise loo ette, hakkasime salvestama, aga sellel on sarnane lugu, hakkasime salvestama sellist klassikut nagu That's Life. Juhtumisi oli just COVID peale tulnud ja kõik oli lukku pandud ja meie vaatasime, et aga kuidas me siis nüüd salvestame, kui kõik lukus on. Ja otsustasime, et salvestame nii, nagu paljud toona salvestasid, iga üks oma kodus. Ja päriselt ka täitsa saime niimoodi purki selle, et pärast, kui see asi valmis sai, muusikaliselt ma kuulasin ja küsisin siis Teet Raik on meie siis üks dirigentidest Big Bandil ja kes ka selle siis muusikalise kompoti seal kokku pani. Küsisin, et kuidas see nüüd nii sai, et Big Band ei ole kunagi nii puhtalt salvestusel kõlanud. Ahaa, aga vaata,
iga pill mängib eraldi, siis on võimalik kõiki korrigeerida natukene ja saabki puhtalt kokku kõlema asja. Puhtamalt kui kunagi varem, aga pärast seda me muidugi võtsime sellest šnitti ja mängisime kõik puhtamalt jälle. Areng on kogu aeg. Aga siis läks nii, et ma oma kallile emale mainisin, et me hakkame salvestama inglise keeles. Miks te inglise keeles salvestate? Miks te eesti keeles ei salvestate? Jumala eest, meil on nii ilus keel. Ja küll, salvestame siis eesti keeles, aga meil on sõnu vaja siis eesti keelseid. Ja mul oli vist mingi nädal aega neid kirjutada võib-olla. Ja läks nii, et selle laulu nimeks sai Läks nii. Vabandust, kui see nüüd kellelgi 5 aasta taguseid traumasid üles toob, aga täpselt nii oligi see olukord toona. Ja ma ei saa seda inglise keeles laulda sellepärast, et kui te kuulate hoolega, siis taustavokaalid, kes siin salvestuses on, nemad laulavad Läks nii. Kui ma laulaks That's Life ja nad kordavad Läks nii, siis see oleks imelik. Tausta muide laulavad siis Mirjam Tede ja Erin-Mari Arder. Nüüd teeme sellise eksperimendi, et võtame selle, kes seda saadet nägid 2022 detsembris, sellest on juba nii palju aega möödas, et kes seda enam mäletab. Aga ma pidin seal ühte laulu laulma niimoodi, et ma vaigutasin suud. Minu hääl tuli lindilt ja ma siis pidin sünkroonis olema sellega. Nüüd on see koht, kus ma siin mõttes viskan mütti ja valin ühe nendest kahest, et kas ma panen teile käima lihtsalt fono ja laulan sinna peale või ma panen käima selle, kus ma siis maigutan teile suud ja minu laul tuleb lindi pealt ja teie siis mõelge hoolega
korraga ja siis pärast saate kätt tõsta, kes arvab, et ma laulsin päriselt ja kes arvab, et ma lihtsalt tegin siin pulli. Kes arvab, et ma laulsin päriselt? Ja kes arvab, et laul tuli lindi pealt? Enamus arvab, et tuli lindi pealt, enamusel on õigus. Aplaus enamusele. Sellel on põhjendus ka. Ja muide, see ei ole mul esimene kord siin laval suud maigutada niimoodi. Sellel on põhjendus ka. Miks ma suud maigutasin? Ei, see miks on aru saada, selgelt aru saada. Eks ole? Esiteks hingamine, aga teiseks on see mikker, tal on ülemiselt lõikamata ja fonol on ülemiselt lõigatud. Väga hea. Terav kõrv ja teadmised, eks ju, vastavast tehnikast aitavad siin kaasa. Aga me olime kunagi siin samas laval Tehnikaülikooli akadeemilise meeskooriga ja tegime kontserti pealkirjaga Lindi lava. Ja siis oli seal selline stseen, kus siis Tõnu Oja juhatas haamer käes meeskoori ja meeskoori laul tuli lindilt. Laul oli Leelo. Ja meie eelmine peadirigent, kadunud Jüri Rent, istus saalis ja ei saanud aru, et lindilt tuli. Nii hästi oli tehtud see kõik mäng. Aga mul on üks asi veel, millest mina saan aru, kui ma vaataks endast saalist. Kui ma päriselt laulan, siis ma ei tee nii palju nägusid. Sest et keskendumine on teises kohas. Niimoodi, mis meil siit järgmiseks? Võtame siis selle teise eestikeelse laulu, mis originaalis ei ole eestikeelne. See oli siis I Get a Kick Out of You. Ja mul jälle oli võimalus sellele siis kirjutada eestikeelsed sõnad. Me juba teadsime, et see salvestus on varsti tulemas ja ei tule inspiratsiooni peale. Mõtled küll, et mis see siis ära ei ole, et ennegi kirjutatud neid laulusõnu ja ei tule seda sädet. Ja siis läksime sõpradega Viljandisse, jalutasime seal mina oma abikaasaga ja sõber oma kaaslasega ja kõnnime ringi ja järsku kuidagi lööb, et ootage Viljandi on ju tikupealine, aegeri kipp. Mängiks kui tikkude. Ja siis ühtlasid tuli meelde, et kunagi oli Ott Arterit umbes samasugune inspiratsioon tabanud, kui siis keegi võttis taskust välja tikudoosi ja nii sai siis kunagi Artur Riine endale laulu Tulevikud Viljandist. Siuke seos. Ja kuidas minuga seotud on see, et ma olen ühes teatritüügis kunagi mänginud Ott Arterit. Arter ja Karmo ühes. Oskaks veel nii hästi luuletada, aga siis oleks veel jääb praegu. Tuleme uuesti, ma hakkasin ingliskeelset versiooni oma peas laulma.
täis saama. Teeme lõpetuseks ühe sellise täitsa kodumaise laulu, nagu... No, eks te tunnete ära mulle. Su peegeldus vees ja varmis jälgib sind. Kui kurvastad kord, siis minu najal ennutad tühjaks sa võid õrn õnnetu mind. Ma olen su kõik ja olen su häälekaja. Su peegeldus vees ja varmis jälgib sind. Kui tõsine näib, siis kogu ja nähtamatu Tallinna Tehnikaülikooli bänd.